kui nüüd selle korraldamise planeerimise kokku võtta, siis ajakava on, ütleme nii, Vana Testament sellest piiblist ja eelarve on siis nagu Uus Testament, et need ja see kolmas veel on siis see tegemiste list ja siis kontaktid, et need on siis nagu need salmid, et kogu see piibel siis need relvadega saab selle üritusele ära tehtud ja ajakava jälgimine, kui oled see kliendile näidanud, need asjad toimuvad nendel kellaaegadel, siis ajakava jälgimine on kõige tähtsam roll üritusel kohal. Et kui mingid asjad hilinevad, siis on juba see sinu viga. Ja reegel, mida ma soovitan, kui üritus algab siin kell 9, eks ole, kell 8 on kõik asjad valmis. Tund aega varem on kõik asjad valmis. Söök on, sisuliselt mitte söök ei ole laual, vaid söök on kohal, kõik mingid juhtmed on ära peidetud. Sisuliselt kõik on valmis. Et kui klient tuleb kell 8, vaatab, kõik on valmis. Et veel ei toimu, mingi ehitusmees veel ei pane ei tõmba mingi seina eest ära või teenda või kuskil. Kõik on valmis, võime alustada, ta tunneb ennast ka turvaliselt. Ja sul on endal ka selles mõttes parem pilt, et sa saad näeda, et kõik on tehtud, mis on need detailid, mida meil võiks muuta enne ürituse algust. Kui sa teed viimase hetkendaks, siis sa ei jõua muuta. Ma olen teinud väga mitmel üritusel, kus ma näen, et mingisuguse kaubanduskeskuse avamine, tehakse uksed lahti ja näen, et veel viimane mingi ehitusmees seal kuskil taga veel haamriga, eks ole, paneb mingid katet ette, eks. Selge, et asi veel käib. Et see on paratamatult, mingid asjad jäävad viimasel hetkel ja pärast seda. Aga kui sa planeerid, et ma võtan mitte seda ringi, vaid lihtsalt ajaliselt, et kui üritus sul algab kell 7 õhtul, siis planeeri kogu oma tegevused sedasi, et sul kella 6 on asjad valmis. Ja klientidele rääkides, või selle allhankijatele, cateringu, teistele rääkides, ütle ka kindlasti, et üritus algab kell 7, aga sa tahaksid, et kell 6 oleks kõik asjad valmis. Ja kas te saate lubada, et teil on 6 kõik asjad valmis? Siis tavaliselt allhankijad, kui kell 7 tuleb, siis me enne 5 minutit enne lükkame veel jälle kokku, too veel lauale, eks ole, siin on. Aga kui sa ütled neile, et kell 6 hakkab, siis nad juba kell 4-6 toovad sul selle tervitusjoogi kohale, milleks võib olla näiteks kokteili jäätisega, eks. Kõik on valmis tehtud, 100 kokteili jäätisega, kell 6. Ütlesid, kell 6 on valmis. Siis jäätised seal on tund aega. Ei ole selle tervitusjoogiga siis enam midagi. Nii, ja plaan B. Ma sellest natuke rääkisin juhtmetest, aga ma toon paar asja välja, mis on plaan B, eks ole. Mida te võiksite mõelda sama ürituse korraldamise ajal. Mis teise ilmaga? Kui ilm on siit, siis mida teha? Kas on mingi katus või on võimalik kuhugi mujal liikuda? Mis toimub sama ajal kuskil läheduses? Äkki te teete konverentsi või selles hotellis mingi suure peo, samal ajal toimub seal mingisuguse, ma ei tea, erakonna mingi veel pidu. Mingi üritus, mis võib selle ürituse sinuliks ära keelata. Kui vaja mingit lubasid, kas linnaosa või mingisugused avalikus kohast jätta, siis on vaja tõenäoliselt mingit luba. Kus luba saada, kes annab luba? Kui te panete kõik asjad ära planeerinud, teil ei ole luba, või mingi lihtsapoiss võib öelda teile, et kus te nüüd lähete või mida te siin teete, ja siis teil on jällegi hapukurgi aeg käes. Turvad, eks. Siin on ka toimunud mitmeid üritusi, kus oli 5 turvat selle ühika lammutamise peol ja ei olnud abi nendest, eks. Oleks pidanud selle riski jällegi paremini läbi hindama. Suunaviidad, ma sellest enne siin rääkisin, suunaviidad peaks olema ka, eks. Kui on suur üritus, tualetid seal, konverentsi saab seal, kajutus seal, sa ei jõua iga linna seletada, kus on see. Ja sama asi, et ajakavad on täidas, niimoodi kohale, ajakava on siin, nii, ja pellik on seal. Läheb, ta teab, kui ta ei teaks, ta tuleb küsima. Ta küsib seda eest, vastad ära, tuleb järgmine. Ja siis on neid inimesi kokku 300, millest 20 tahab küsida, selle peale läheb sul 25 minutit. Nii, ja kui te olete mõelnud läbi selle planeeringu, kogu planeeringu, te olete mõelnud läbi plaan B,
siis sisuliselt ongi nagu, ei saa minna midagi tuksi, tõenäoliselt ikkagi läheb. Aga te olete välistanud nii palju, kui te vähegi saate ja tõenäoliselt see ratas veel, et saab siukse hoo sisse, et see järgmise müügi tegemine on lihtne. Nüüd mõned teemad lõpetuseks, mis ei ole seotud niivõrd selle ürituse korraldamisega. PR, mis oleks meedia poole läbimõtlemine. Palju aega on? 6 nädalat. PR on üks teema, mida läbi mõelda. Kui tehakse, väga tihti tehakse mingi suur üritus, klient tahab suurt üritust ja ta tellib, tal on PR agentuur, kes vastutab selle ürituse meedia poole eest, eks ole. Teie asi on üldse üritus korraldada. Aga kui sa vaadata seda teemat nagu laiemalt, siis kui sa oskad läbi mõelda sedasi, kuidas sa võiks pakkuda ajakirjandusele huvi. Kui sa teed mingi ürituse, näiteks eriti kõik need promotsiooniüritused. Öeldakse, me tahan promotsiooniüritust sellist ja sa mõtled veel lisaks läbi, mida teha sellist, et sellest tuleks selline positiivne kaja. Sa kutsud sinna kohal mõne prominendi ja midagi, mis toob sellele meedia tähelepanu. Ja lõpus, kui sa teed sellest üritusest kokkuvõtte, siis klient vaatab, üritus läks hästi ja lisaks oli veel mingisugune meediakajastus, mida ta tasuta sai selle eest ja ta on selle võrra õnnelik. Ja sellest peaks tegelikult eraldi mingi koolituse tegema. Aga ütleme väga suured ettevõtted. Ma käisin eelmine aasta Põhja-Soomes, kus toimus kliendile üks päris suur üritus, mille käigus tehti Järve jääle tehti üks hästi suur, nii-öelda maailma suurim tuleloh küünadest. Paar tuhat küünat oli tehtis. Üüratu suur logo tehti valmis. Aga mõtle veel seda niimoodi, et kutsugi Guinessi rekord kohal. Kutsu sinna, ma ei tea, CNN või mingisugused telekanalid kohal, kes teevad sellest asjast, sellest suurest asjast veel suurem asja. Et siukest asjade nagu PR valdkonnas või meedia kuskil kuklas hoida mingisugust meediamõtet ka, et see on alati hea. Väga tihti seda pole vaja, et mingitel suvepäevadel, kus ei ole väga vaja, et siin oleks mingi ajakirjanik midagi kajastama. Ja päris tänase päeva kokkuvõte. Tänase päeva kokkuvõtteks ma räägiks sellisest teemast hästi lühidalt nagu personaalbränd.